Tervist, Fookuses saade eetris, mina olen Markus Järvi ja teisel pool lauda istub Varro Vooglaid. Tere, Varro! Tere, Markus! Täna räägime maailmapoliitikast ka natukene, nimelt Trump on esitanud oma 24-punktise rahuplaani Ukrainale. Räägime natukene sellest teemast ja võib-olla kui aega üle jääb, siis rahvusluse võimalikest uutest suundadest. Nimelt Delfi on välja tulnud kaheosalise suurepärase analüüsiga, kus siis on räägitud sinust kui ühest troika liikmest, kes Eesti rahvuslust suisa täitsa uutele vetele tüürib. Et need on need teemad, aga rahuplaan on üks asi, mis on vist võib tunnistada, on viinud küll nüüd kõik reaalsust eitavad euroametnikud, eurokraadid, kaasa arvatud Eesti ühiskonna sellised peamised kommentaatorid ikka täitsa endast kohe välja. Sest on ju kogu aeg räägitud sellest, et Ukrainas peab toimuma õiglane rahu ja õiglase rahu all on peetud silmas seda, et Ukraina ei loovuta mitte ühtegi oma territooriumit Venemaale. Aga tundub, et reaalsus on nüüd natukene teistsugune. Jaa, no kuidas seda lühidalt kokku võttagi, et võib-olla kõige lühemalt kokku võttes peabki järjekordselt nentima, et inimestele valetatakse kogu aeg, järjepidevalt, süstemaatiliselt, nahaalselt, tuimalt, sageli väga primitiivselt ja see on muutunud justkui tapeediks ruumis, et keegi seda nagu ei märkagi enam. Tegelikult on ju vähekenegi mõtlevatele ja natukenegi lugevatele ja asjaga kursis olevatele inimestele on pidevalt selge, et mitte mingisugust õiglast rahu selliselt määratletuna, nagu sa siin kirjeldasid, mitte kunagi ei tule. Ukraina ei saa, vähemalt enamikku nendest territooriumitest mitte kunagi, võib-olla kunagi saab, aga vähemalt mitte ettenähtavast tulevikus tagasi. Ja kui üldse mingi rahu tuleb, siis see kindlasti ei tule nii-öelda õiglase rahuna, nagu nemad seda määratlevad, ma mõtlen kõik võimalikud klaköörid ja kommentaatorid. Nii et selles mõttes on loodud pidevalt sellist õhulossi, illusiooni, et püüdleme mingi eesmärgi poole, mille kohta kõik teavad, seda niikuinii mitte kunagi ei tule, eks. Ja teine oluline aspekt selle asja juures on see, et kes natukene üleüldse nagu maailma ajaloost midagi teab ja sõjanduse ajaloos ka see teab seda, et ühtegi sõda minule teadaolevalt ei ole lõpetatud kunagi siis, kuidas öelda niimoodi, ohvri vaatevinklist õiglase rahuga. Niimoodi sõjad ei lõppe üldjuhul. Et ohvri vaatevinklist tuleb õiglane rahu siis, kui agressor kapituleerub või sunnitakse kapituleeruma. See on ainukene õiglane rahu, eks ole, et sa annad alla, tagastad kõik, mis sa oled võtnud, heastad kõik kahju, mis sa oled põhjustanud ja sinu poliitilised liidrid võtavad siis veel ka vastutuse, eks ole, et lähevad nagu Nürnbergi sarnase tribunali alla ja siis istuvad ülejäänud elu kuskil vangis või puuakse üles, eks. Vaat siis on sinu jaoks nagu õiglane rahu. Seda sellisel viisil üldjuhul sõjad ei lõppe, ma ütlen välja arvatud juhul, kui on kapitulatsioon agressori poolt. Antud juhul on täiesti selge, et mingi kapitulatsiooni Venemaa poolt ei tule. Ehk tegelikult on teadlikult räägitud kogu aeg sellist juttu, et me oleme nõus üksnes sellega, kui tuleb õiglane rahu, täiesti teadmises, et seda ei tule ja sisuliselt tähendab see seda, et on oldud pidevalt ja ollakse jätkuvalt rahu vastu, rahu sõlmimise vastu, ehk siis sõja jätkamise poolt. See on see, mida see õiglase rahu jutt on kogu aeg tähendanud. Et meie tegelikult toetame sõja jätkamist, aga kuna me ei saa öelda, et me ei poolda rahu, siis me ütleme, et me pooldame õiglast rahu. Täiesti teadmises, et midagi niisugust ei tule. Et see on minu poolt selline lühivaade kogule sellele raamistikule, millega on opereeritud siin juba mitu aastat. Ja, kahtlemata, et rahu tingimused dikteerib sõjavõitja. Ja Ukraina peaks aru saama, et kes on selle sõja võitja ja kes on selle sõja kaotaja. Kahjuks on seda kaotaja poolel praegu Ukraina. Ukraina on kaotanud miljoneid mehi, ilmselt või üle miljoni vähemalt sõjaväljal,
sellised on mõned hinnangud, Trump on seda hinnangut muuseas korduvalt välja toonud, kuigi meile räägitakse mingisugustest ametlikest hinnangutest, mis need numbrid siis nüüd Rainer Saksal viimati olidki, ma ei mäleta, kas 70 000 mehest või võib-olla natukene rohkem kui 100 000 meest. See on täiesti rumalatele mõeldud selline valepunkt, narratiivipunkt, mida edendatakse täiesti süüdimatult. Nii, mitte ükski mõistusega inimene ei peaks uskuma Ukraina väejuhatuse mingeid numbreid, loomulikult see on propaganda ja asi tegelikult on Ukraina puhul katastroofiline, demograafiliselt täiesti katastroofiline, et Ukraina parima seas mehed on sõjaväljal hukka saanud, teine osa parima seas mehi on Ukrainast ära läinud, jalga lasknud sõja eest ja väga paljud ei kavatse sinna üldse tagasi tulla, nii perekonnad on lahkunud, naised, lapsed on lahkunud, neid on loomulikult saanud ka hukka seal sõja käigus, katastroofiline olukord Ukraina jaoks. Nii. Ja selge on see, et siin nii-öelda Ukraina selles positsioonis ei dikteeri rahu tingimusi. Ja see, et rahutingimusi dikteerib sõjavõitja, see peaks olema nagu kõikidest ajaloo elementaarsetest õpikutest arusaadav, et sa mainisid siin Nürnbergi protsessi algatas ka, mitte Natsi-Saksamaa ise enda juhtkonna vastu, vaid liitlased, kes olid Saksamaa alistanud ja võtsid nüüd selle juhtkonna kõike vastutusele. Selle protsessi algatas sõjavõitja. Nii. Et idee, et kusjuures liitlaste poole pealt pandi toime ka väga palju väga jõhkraid sõjakuritegusid, aga nende ei ole kunagi kohut mõistetud. Absoluutselt. Dresdeni pommitamine näiteks, puhtalt tsiviilisikute pommitamine ilma igasuguse sõjaväelise nii-öelda vajaduseta. No Hiroshima ja Nagasaki, mille käigus muuseas hävitati ära, ma ei mäleta, mis see protsent oli, suurem osa Jaapani toonastest katoliiklastest. See on väga huvitav punkt, millele nüüd hiljuti alles katoliiklased on tähelepanu juhtinud. Miks just nimelt Hiroshima ja miks just nimelt Nagasaki? Need olid Jaapani katoliku kiriku keskused, muuseas, lihtsalt faktina. No, juhus ilmselt. Ja, kas see on juhus, kas see on mingi muu, aga fakt on see, et need olid seda. Aga teine fakt on see, et tegu on enneolematu lihtsalt sõjakuriteoga. USA poolt, et siin ei ole mingit küsimustki. Et niimoodi on need asjad, et praegu nagu me elame mingisugustes narratiivi murdumisprotsessides natukene, eks ju, sellepärast, et kogu see võlts ja valelik jutt, mida meile on räägitud siin Rainer Saksa ja Igor Taro ja teiste muinasjutuvestjate poolt, see lastakse nüüd tegelikult õhus tühjaks ja see peab mingil hetkel õhus tühjaks lastama. Kas ta praegu veel lastakse, saab näha, kuidas see niinimetatud rahuplaan või Trumpi rahuplaan nüüd läheb siis, et kas ta võetakse vastu või mitte, aga tundub, et vähemalt Ukraina praegused nii-öelda korruptsioonijuhtumid on olnud heaks indikaatoriks sellele, et see rahuplaan võib läbi minna küll, sellepärast et Zelenskõil on selg vastu seina ja ilmselt on talle pandud ette, see on hüpotees, ma ei tea, aga ilmselt on talle pandud ette ikkagi väga tõsised nõudmised olukorras, kus ta jällegi hüpotees, arvan, on nii mitmedki 100 miljonit vasakule pannud. Ja naljakas on vaadata seda, kuidas meedias ka avaldatakse artikleid, kus selleks, et Zelenski sõbrad, näed, kurinahad raisk, vabandust väljenduse pärast, et aga kurinahad varastavad riigi paljaks, tead, umbes niimoodi pühakust presidendi ümbert, paremalt ja vasakult ja ülevalt ja alt ja pühakust president ja vangutab käsi, ütleb, et täitsa lõpp, et isegi tead, sõbrad mul kurinahad vargile asunud. Et... See muuseas on üks kõige klassikalisemaid vene ja slaavi muinasjutu formule. Hea tsaar. Hea puhas õilist saar, keda ümbritsevad halvad, korrumpeerunud bojaarid, Balti parunid ja nõunikud, kes ei lase heal saaril valitseda. Puhas demokraatia saar Zelenski niimoodi, aga näed, siin terve rida korruptante on talle külje alla ujunud.
mõnus punt juute on riigivõimu juurde ujunud, eks ole, et siis Mindich ja Zuckerman tõmbavad Iisraeli minema, kui korruptsiooniskeem paljastatakse presidendi sõbrad, eks ole. President ise ka siuke juudipoiss, eks ole, tema ei teadnud asjast midagi, näed. See on väga huvitav lugu, eks ole. Mindichiga koos nad on ehitanud üles seda kvartal 95 produktsioonifirmat, ammusest ajast, eks ole, suured sõbrad. Ja näed, Mindich on koordineerinud suuri korruptsiooniskeeme energiasektoris. Zelenskile tuleb see nagu välk selgest taevast. Vastu sa kuri nahk, tead. Seda poleks küll osanud oodata, et need Mindich raip on tead siin alkemaksu võtnud miljonites. Ja täpselt ja Kolomoiski, kes oli kogu selle Stuudio 47 üks rajajat. 95 numbritega võib mööda panna, aga see stuudium, kus ärme takerdu numbrimaagiasse, eks ju, nagu klassikud ütlevad, elavad klassikud. et põhimõtteliselt selle stuudio raames Zelenskõi, eks ju, tantsis seal, tehti presidendiks, aga enne seda, kui ta presidendiks tehti, tantsis veel oma homotantsu ja tegi mingisuguseid muid selliseid huvitavaid nagu etteasteid ka, aga siis tuli loomulikult rahva teener ja selle kaudu. Sa mõtled neid etteasteid, kuidas fallusega klaverit mängida. Fallusega klaverit mängiti seal ja siis loomulikult on tegelikult neid on palju. Ma arvan, kõik on näinud neid, eks ju, kus mingisugustes nahkpüksides tantsitakse homotantsu, et eesrindlik näitleja põhimõtteliselt sama masti kui Madame Vaarik, et teeb kõike seda, mida nõutakse lääne nagu kultuuri poolt. Nojah, Zelenskiks ja loomulikult mina ei usu hetkekski, et see mees ei tea nendest korruptsiooniskeemidest midagi. Ma arvan, et need korruptsioonipaljastused üha suuremad korruptsioonipaljastused temale üha lähemal on ka mõeldud väga selgelt selleks, et need, kes kontrollivad informatsiooni, täispilti, ütlevad, et mees, vaadake, nüüd on siuke asi, eks ole, et sa kas hakkad meiega olulistes küsimustes hetkel koostööd tegema või me tõmbame selle paljastuste ringi veelgi lähemale. Ja mingil hetkel hakkab valgus paratamatult ka sinu peale paistma, eks ole, kui me sinna seda suuname. Nii et see on üsna läbinähtavalt niimoodi ja ma ütlen veel kord, et ma ei usu hetkekski, et tema nendest skeemidest ei teadnud, et ise nendega seotud ei ole. Lihtsalt küsimus ongi selles, et kas on hetkel kasulik paljastada ka tema seotus või on kasulik paljastada tema ümbert, tema sõprade seotus, eks ole, kes on nüüdseks siis Iisraeli ära putkanud juba. Muuseas huvitavat asjaolu panid tähele, et Ukraina, Zelenski andis kehtestas sanktsioonid Mindichi ja Zuckermani suhtes kui Iisraeli kodanike suhtes. Need panid putku Iisraeli ja sanktsioonid kehtestati nende kui Iisraeli kodanike suhtes, mitte kui Ukraina kodanike suhtes. Topeltkodakondsus, eks ole. Ja kõik see on üsna avalik saladus, et Iisrael eriti varmalt oma kodanikke välja ei anna. Nii et kui on soov saada kätte Iisraeli kodanikud, siis on kätte nagu ei saa, et me kaitseme oma kodanikke nüüd välja. Et seal on tõenäoliselt see taust. Aga mida ma öelda tahtsin, sinu juttu kuulates on see, et mõned sellised huvitavad aspektid kogu selle loo juures. Näiteks see, eks ole, et salaja on pidanud pikemat aega läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamise üle sõja tegelikud osapooled. See on juba väga kõnekas. Ei ole nii, et Venemaa ja Ukraina on pidanud siin läbirääkimise sõja lõpetamiseks. Ukraina saab palju hiljem teada, et suured poisid, kes on tegelikud osapooled, on siin omavahel nüüd siis konsulteerinud, eks ole, et kuidas me seda asja nüüd siis nagu kokku pakime ja korraldame, eks ole, ära jagame kõige selle asja, et see juba ainuüksi näitab seda, et selle sõja iseloomu kohta on ka avalikkusele ju süstemaatiliselt ja pidevalt valetatud. Et kes siin ikkagi nüüd sõda peavad, kes on selle sõja peamised osapooled, millised on tegelikult jõujooned sellest tulenevalt, absoluutselt on inimesi eksitatud selles küsimuses, aga mingil hetkel on ju väga raske seda eitada. Et kui ikkagi ameeriklased ja venelased peavad läbirääkimisi selle üle, kuidas Ukraina sõda lõpetada, siis peaks üsna ilmne olema, et Ukraina on sõja tanner, aga mitte tingimata selle sõja nii-öelda ultimatiivses vaates peamine osapool, eks. Loomulikult on osapool selles mõttes, et ta puutub sellesse sõtta ja tema territooriumil peetakse sõda, ta ise sõdib ka, aga ultimatiivselt just nimelt käib ikkagi mäng nagu üle ukrainlaste peade.
loomulikult ja seda naljakam on vaadata meie Euroopa kõrge asjuri Kaja Kallase selliseid jõupingutusi, mida üha laiemalt ikkagi naerdakse välja igal pool, et tegu on ikkagi sellise isikuga, kes Euroopas on äratanud palju tähelepanu, aga mitte oma diplomaatiliste oskuste vaid pigem vastupidi, esiteks nende täiesti puudumise tõttu ja teiseks ütleme niimoodi, mitte oma kõige kirkama pliiatsi olemuse tõttu. Et seda naist ikkagi peetakse Euroopas täiesti, kuidas öelda, oleme nüüd ausad, ikka selliseks Eesti toitukeseks ja on teatud mõttes nagu häbi olla eestlane, kui Kaja Kallas praeguses hetkes on Euroopa välispoliitika kõrge asjur ja sellised võimlemisliigutused, mida ta teeb, eks ju, et mis tahes Ukraina rahuplaan vajab Kiievi Euroopa kaasamist. Need on ju täiesti sellised mõttetud jutupunktid lihtsalt. Ma kuskilt lugesin sellist Twitterist, ehk siis Xist, lugesin sellist suurt nagu meemi või plakatit, mis oli tehtud Kaja Kallase pildiga ja seal oli kirjutatud seda, et Kaja Kallasel puudub igasugune nii-öelda proaktiivne intellektuaalne tegevus. Ta teeb seda, mida NATO ja Euroopa süvariik talle ette ütlevad niimoodi, et nad lihtsalt kordab neid jutupunkte, mida ta kordas Eesti valitsusjuhina loomulikult, nüüd kordab ta seda juba Euroopa välissuhtluse kõrge ametnikuna. Nii, et põhimõtteliselt puuduvad igasugused sellised omaalgatuslikud tasandid üldse. Et ei ole tegelikult hea olla eestlane, kui Kaja Kallas on Euroopa kõrge asjur. Jah, ma nägin teile sellist meemi, kus oli öeldud, et Kaja Kallas on poliitiline juht sama palju kui papa, kui on filosoof. Et aga mõlemad õpivad ära mingid jutupunktid, mida korrutada ja ma arvan, see oli isegi võib-olla see sama üks kujutab ette, et ta on filosoof ja teine kujutab ette, et ta on poliitiline liider. Täpselt. Aga muidugi, selles mõttes, et kui seda piltigi vaadata, mis sa siia ekraanile panid, siis mis tahes Ukraina rahuplaan vajab Kiievi ja Euroopa kaasamist, olgem ausad, ei vaja. Selles mõttes, et ta võib vajada seda selles mõttes, mis on kellegi aspiratsioon, eks ole, või lootus või soov, aga kui me vaatame seda, kas see on möödapääsmatu, siis ilmselgelt ei ole. Nüüd venelased ja ameeriklased saavad väga rahulikult asjad omavahel kokku leppida ja kui Euroopa ja Ukraina sellega ei nõustu, siis saab lihtsalt öelda, et aga siis ja see võibki olla üks selle rahuplaani selline tagamõte ameeriklaste poolt vaadatuna, et kui te nüüd ei nõustu, siis mis siis ikka? Kui meie parim pakkumine ei ole teile vastu võetav, eks siis katsuge nagu ise mingi parem tulemus saavutada. Aga meilt ärge enam küsige ei relvastust ega ka luureandmeid, eks ole, sihitamise infot muu hulgas. Et eks siis vaadake, millise tulemuseni te siis jõuate, eks ole. Nii et tegelikult ei vaja see mitte midagi, olgem ausad. Ja Kallas lihtsalt lehvitab selliseid loosungeid, nagu ta ikka on pidevalt teinud. Aga mis mulle veel kogu selle loo juures eriliselt oluline tundub, on aru saada sellest, et kui Kallas ütleb näiteks, et Euroopa peab ka olema rahu läbirääkimiste laua taga, siis võiksime küsida, et aga miks? Milleks peab olema Euroopa rahu läbirääkimiste laua taga? Selles mõttes, et mida rahu läbirääkimiste laua taga siis Euroopa teeks? Ütleks, et meie oleme nõus ainult õiglase rahuga, Venemaa peab tagastama kõik territooriumid. Me teame seda kõike juba. Milleks meil on teid selleks rahu läbirääkimiste laua taha vaja? Et hakkaksid jälle seda sama loosunglikku juttu rääkima. Seda ei tule. Siiamaani pole aru saanud või? Ei saa kõiki territooriume tagasi. Ei tule Nürnbergi Venemaa poliitilise juhtkonna üle. Ei hakata reparatsioone maksma, eks ole. Nii, kui me kõike seda niikuinii teame, ehk tegelikult teil ei olegi mitte mingisugust soovi pidada läbirääkimisi nende asjaolude üle, mille üle on võimalik läbirääkimisi pidada, siis miks teid sinna läbirääkimiste laua taha üldse vaja on? Saad aru, eks ole? Et mulle tundub ka, et läbi rääkida saab mingites üsna pindmisel tasandil, eks ole, et läbirääkimised ei saa olla see, et ma nõuan, et sa taganeksid oma baaspositsioonist, et see ei ole läbirääkimiste objektiks mitte kunagi. Seda esiteks. Ja teiseks, mida teeks Euroopa Liit või Euroopa riigid seal läbirääkimiste laua taga, kui nad tegelikult ei tahagi seda lõpetada?
kui eesmärgiks, nagu me oleme ju pikka aega aru saanud, ma mõtlen need inimesed, kes vaatavad asja ausa pilguga, on kasutada Ukrainat ära maksimaalselt kaua sõjapidamiseks, et Venemaa saaks maksimaalselt sõjaliselt nõrgestatud. See on see, mida Euroopa Liit ja kogu see globalistlik seltskond on pidevalt eesmärgina käsitlenud Ukrainas. Ja enda relvakorporatsioonid võimalikult palju rikastatud. Jah. Need on mõlemad olulised aspektid, eks. Aga kui me vaatame seda suurt plaani, siis minule paistab küll, et vaata, kui sa näed kogu aeg, et me peame olema valmis 2029. aastaks, 2030. aastaks Venemaa suureks kallaletungiks Euroopale, eks ole, siis mulle tundub, et tegelikult ise valmistutakse suureks sõjaks kusagil seal 2028., 29., 30. aastal, aga et siis olla ise paremas positsioonis Venemaa vastu sõda pidada, tahetakse võita aega, esiteks, et enda võimekust kasvatada selle aja jooksul, sest ise oleks väga nõrgad praegusel hetkel, ja teiselt poolt Venemaad maksimaalselt sõjaliselt kurnata. See, et selle protsessi käigus saavad veel sajad tuhanded ja miljonid ukrainlased surma, no tough luck, nii-öelda, kurb lugu, aga see on, ütleme, selline instrumentaalne kaotus. Ikka juhtub, eks ole, et kuidas see vanasõna oli, et kus metsa raiutakse, seal laaste lendab, eks ole, et see on umbes selline suhtumine. Aga eesmärk on see, et Venemaa oleks 2029. aastaks maksimaalselt nõrk ja et meil oleks veel 3 aastat ennast maksimaalselt tugevdada, et siis siseneda suurde sõtta Venemaaga, eks ole. Ja mis Ukrainast selle ajaga saab, see on üsna ükskõik nendele kõigile. Et ma alati mõtlen, kas te inimesed nagu päriselt ka arvate, et Marko Mihkelsonil ja Eerik-Niiles Krossil ja Raimond Kaljulaiul ja kes meil siin on, Kalev Stoiceskul ja vaata nii suure südamega mehed, et nendel lihtsalt nagu Ukraina pärast nagu süda nii valutab, sellepärast nad räägivad hommikust õhtuni Ukrainast. Lihtsalt neil on empaatiavõime on niivõrd suur lihtsalt, palju suurem kui kõigil teistel. Ja sellepärast nad on niivõrd pühendunud Ukraina kaitsmisele. Kas keegi nagu päriselt usub seda juttu? Või võib olla niimoodi, et need mehed, kellel on tegelikult kõikidest asjadest, jumala ükskõik, kui sa vaatad, neil on täiesti ükskõik, kas palju läheb sellised perekonnad saavad hakkama automaksu tasumisega või kas kodused emad säilitavad ravikindlustuse või ei säilita või kas puuetega inimesi hooldekodudest, et vägistatakse enam. Kõik need küsimused, nende empaatia võimet kuidagi nagu ei ärata sügavast uinakust üles. Aga võt on üks küsimus, eks selle Ukraina pärast süda nii valutab. Ja nemad seisavad Ukraina eest ja Ukraina parimate huvidest. Ühe S-tähega sõna tahaksin öelda. Tühjagi nad Ukraina eest seisavad või Ukraina parimate huvide eest seisavad. Ma räägin, Ukraina lastakse verest tühjaks selleks, et taotleda palju kaugemale ulatuvaid ambitsioone ja võt nende ambitsioonide teenistuses on need mehed. Sellest, kui Ukraina verest tühjaks oleks lastud või juba ära lastud, siis need samad vennad nagu Mihkelson ja teised võiksid võidelda selle eest, et näiteks Baltikum koos Poolaga samadel eesmärkidel Venemaa nõrgestamiseks verest tühjaks lasta. No aga sellele nad teed rajavadki. See on ju kogu nende poliitika. Nii, et vaadata pealt, kuidas meie enda rahvas siin verest tühjaks lastakse globalistlikke võimurite suures mängus Venemaa vastu. Te olete lihtsalt vahend ja veel kord vahend. Selleks, ja meie just nimelt, meie siin, aga ma panen ennast nagu nende positsiooni, eks ju, et samamoodi nad on valmis vaatama seda, kuidas Eesti hävitatakse samadel kaalutlustel. Ja huvitav on näiteks see, et kui vaatame seda, mida on juhtunud näiteks Gruusias, siis Gruusia praegune juhtkond on täiesti ühemõtteliselt aru saanud sellest, et lääs on üritanud Gruusiat sellise varuvariandina välja käia Venemaa vastu. Nii, seal muuses hiljuti käis Soome välisminister Elina Valtonen, kes käis Gruusia parlamendi ees, ma tegin siin uudise, ja sekkus Sahna eeskujul siseasjadesse. Tuli ja tegi sellise pika nutuse video, kus toetatakse Gruusia opositsiooni
Gruusia valitsuse, seaduslikult valitud valitsuse vastu. Ja seaduslikult valitud valitsus on korduvalt öelnud, et meie sellesse samasse maidaniseerumise protsessi, mille USA algatas seal 2013. aastal aktiivselt, tegelikult enne juba erinevate selle värvilise revolutsiooniga, eks ju, juba ammu enne, aga aktiivselt tuli sinna John McCaini ja Victoria Newlandiga sisse 2013. Just hiljuti vaatasin ühte videot, kus John McCain põhimõtteliselt CNN-ile tunnistab üles, et meie oleme siin nüüd ikkagi rajamas uut Ukrainat ja loomulikult me toetame demokraatiat ja bla, 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 aga ei, me oleme siin ikkagi selleks, et kogu see asi siin uppi lüüa. Nii, ja 2014 see asi uppi löödigi. Ja sarnased viisil kõikvõimalikud nii-öelda Euroopa väikesed poliitikud, siin Elina Valdoneni ja Margus Sahkna ja teised, on käinud sudimas kogu aeg Gruusiat. Et Gruusia, miks teie ei pane ennast instrumendina tööle Venemaa vastu, miks teie ei lase kasutada ennast nii-öelda labidana, millega surkida suurt karu, et siis kui karu tuleb ja lööb selle labida, ma ei tea, tükkideks või peksab kuskile kivi vastu nüriks, et siis saaksite teie ausalt ütelda, et me oleme ikka võidelnud siin demokraatia eest oma enda rahva elu hinnaga. Nii, et see on see mäng olnud, kusjuures Gruusia parlamendi esimees sõnaski täiesti avalikult, et Gruusia hoidis ära selle maidaniseerumise. Gruusia rahvas sai aru sellest asjast, et Gruusiat niimoodi kavatsetakse kasutada ja maidaniseerumine hoiti ära. Nii, see on Slava Papuašvili, kes siis süüdistas ühtlasi valimiste järgselt toiminud rahutustes protestijaid ja nende välismaiseid toetajaid loomulikult. Et Gruusia saab ka sellest aru, et kogu see Euroopa Liit, kes sinna sisse tuleb, on lihtsalt ühe asja peal väljas, et instrumentaliseerida, maidaniseerida Gruusia Venemaa vastu. Nii. Ja seda ei lubata. Seda ei lubata teha. Nii. Sigadus. Nii. 2000 aastat ikkagi enam-vähem sellist kuningriiklikku mõtlemist. 2000 või üle tegelikult, kui vaadata, et millal see kuningriik seal ilmselt oli, aga suurem Gruusia kuningriik hakkas kuskil seal vahetult enne aastat 1000 niimoodi. Kuningriiklik mõtlemine, et oma rahvaga ei mängita niimoodi. Oma rahvast tanki ei lükata. Oma rahvast tanki ei lükata niimoodi, et me ei mängi globalistlik ambitsioonide teenistuses. Kellegi teise poliitikat tehes me ei lükka oma enda rahvast tanki. Nendel inimestel on pikk ajalugu. Aga meie omad lükkavad nii, et silm ka ei pilgu. Täpselt. Ja teine loomulikult, kes on kogu seda asja üleval pidanud oma enda rahva heaks, on Viktor Orban, kes on ausalt tunnistanud, et see sõda on Euroopale kahjulik, et see sõda võib viia väga tõsise avaliku konfliktini Euroopas ja et Euroopa Liit tüürib seda selle poole, aga meie, ungarlased, ei osale sellisel viisi. Me üritame rahu saavutada ja me ei taha sellist asja siia. Jällegi inimesed, jällegi poliitikud, kes ütlevad, et Ungarit ei hakata kasutama vahendina Venemaa vastu. Ja ma ei tea, kas sa oled objektiivis ka seda vahendanud, aga ma hiljuti just Facebookis jagasin Orbani väga sellist ma ei olegi jõudnud veel seda teha muuses. Postitus. See on väga hea postitus muuses. Ma võin seda tsiteerida, see on lühike, eks ole, et Venemaa-Ukraina sõda ja kogu Euroopa on jõudnud murdepunkti. President Trump ei loobu katsetest tuua Ukrainasse rahu. Euroopa ees on aga 2 teed. Võime pöörduda ummikust tagasi ja lõpuks võib kogu Euroopa ühineda president Trumpi rahualgatusega, kaasa arvatud Brüsseli bürokraadid. Loomulikult peavad sõjapartei juhid tunnistama, et viimase 3,5 aasta jooksul on nad põletanud eurooplaste raha kaotusele orienteeritud sõjas. Teine tee viib aga sõjani. Kui Euroopa sõjapartei juhid nüüd ilma Ameerika toetuseta jätkavad raha ja relvade pumpamist Ukrainasse, saavutavad nad Euroopa ja Venemaa vahelise sõja. Euroopal on sellest juba traagilisi kogemusi. Pole kahtlust, millise tee Ungari valib, rahutee. Selleks on Ungari rahvas meile volitused andnud, seda dikteerivad moraal ja terve mõistus. Täna saadan sellekohase kirja Euroopa Komisjoni presidendile. Tsitaadi lõpp. Ja siin tulebki nüüd esile 2 väga erinevat lähenemist. Üks on see, mis seisab oma rahva
heaolu eest ja tegelikult kogu Euroopa kontinendi heaolu eest ja teine on see, mis viib ellu neid globalistlikke ambitsioone, olles valmis lükkama tanki nii oma rahva kui laiemalt kogu Euroopa, selleks, et saavutada neid ambitsioone, mis seisnevad siis suure vastanduse väljamängimises Venemaaga, eks. Et jah, ja nii ongi, paraku ongi nii, et suures osas Euroopa riikides on pandud pukki seltskond, kes ei seisa rahu eest, kes ei seisa oma rahvaste heaolu eest, vaid ajab seda agendat ja Eestiga on see päris kindlasti niimoodi. Kõigi Balti riikidega on see niimoodi, see on ka Soomega viimasel ajal niimoodi, nii et eks selle nimel on ilmselt kõvasti tööd tehtud, et saavutada niisugune olukord, aga nii ta ongi. Ja mida mina veel ütleksin selle rahu algatuse kohta on see, et aga vabandust, et kui sa vaatad, kuidas kõik vähem või rohkem krõbedaid hinnanguid kasutades mõistavad seda hukka või krõbedaid väljendeid kasutades, eks ole, täielik jamps ja häbi peaks olema ja mis kõik nii edasi. Siis minul tekib alati see küsimus, et aga mis see alternatiiv siis on? Mis see alternatiiv on? Kõik need inimesed, kes Facebook on täis, eks ole, kõik need karjatus, üks on suurem Ukraina kaitse ja patrioot kui teine, eks ole, eriti veel Ukraina patrioot. Aga mis on siis see alternatiiv? Rääkige mulle sellest. Et kui mitte see, siis mis? Siis mis? Sest et tõsiasi on ju see, kui sa vaatad tagasi Minski lepetele, Minsk 1 ja Minsk 2 vastavalt olid vist 2014 ja 2015. Kui oleks nendel tingimustel sõda lõpetatud, siis oleks Ukraina kaotanud väga palju vähem territooriumi, rääkimata inimeludest, rääkimata sellest demograafilisest kollapsist, millesse üha sügavamalt sukeldutakse. Kui sa vaatad neid tingimusi, mis olid laual Istanbulis 2022. aasta kevadel, vaid mõned kuud pärast seda, kui see suurem sõda lahti läks Ukrainas veebruaris 2022, eks, siis jällegi tingimused olid Ukraina vaatest väga palju soodsamad, oleks kaotatud Krimm ja natukene üht-teist sealt Donbassist, eks ole. Nüüd tänaseks on kaotatud kõvasti rohkem ja pakutakse jälle uut võimalust. Pakume võimaluse lõpetada nendel tingimustel ja kõik karjuvad, klaköörid, eks ole. Ei, mitte mingil juhul, edasi võidelda. Aasta pärast on kaotatud veel väga palju rohkem. Nii inimesi, territooriumi, infrastruktuuri, kõike, eks. Ja Ukraina on veelgi sügavamas augus, nii demograafiliselt, majanduslikult, rahaliselt, igas mõttes. Kuni siis lõpuks võib olla nii, et polegi enam mitte mingit Ukrainat. Eks liigutakse juba Dneprini, võib-olla jääb siis osa Ukrainast alles, mis on lääne pool, Dneprit, aga võib-olla ei jää ka seda alles, võib-olla ei jäägi siis mingisugust Ukraina riiki sellisel kujul alles, nagu me seda tundsime. Ja siis need samad tegelased, kes on siin kogu aeg karjunud, eks ole, Minski lepete puhul, Istanbuli leppe puhul, nüüd praeguse leppe puhul, ütlevad, et see on nuga, et nüüd läks küll pahasti, et võtkas lops, et nüüd Ukraina üldse lakkas olemast riigina, eks ole, me lootsime, et siin jõuame ikkagi õiglase rahuni, eks ole, aga näed sa nüüd, mis juhtus, eks ole. Et see on ju ettenähtav kõik, ja mitte isegi ettenähtav, või tagasivaate, see on ka lihtsalt niimoodi, eks ole, kui vaatad Istanbuli tingimusi võrdle neid tänase olukorraga, siis need on väga palju paremad. Ja absoluutselt, ja sellest Istanbuli asjast muuseas Foreign Affairs kirjutas samuti, ja meil on ka siin Objektiivis juba aasta aega tagasi avaldatud artikkel, kus siis tõepoolest räägitakse, et Ukraina ja Venemaa olid tegelikult valmis sõja lõpetama mõned kuud peale seda sõda, eks ju, see oli see Istanbuli läbirääkimised, siis see paks mölakas Inglismaalt, keda mõnikord ka... Nii ütle Oxfordi haridusega ikkagi. Keda mõnikord ka on konservatiiviks millegipärast nimetatud, ma ei tea küll mille pärast, et süvariigi agent... Ta on pidanud ainult üht naist korraga. Ja vähemalt, aga ta on teinud neid vähemalt vist läbi võtnud 6 või 7. Kuigi see pole ka päris kindel, kas on ainult üks korraga. Kas üks korraga. Aga Boris Johnson ja britid loomulikult, kes on ühed peamised peamised maod üleüldse rahvusvahelises poliitikas, siis nemad ütlesid, et pole hullu midagi, et võidelge edasi, poisid, kõik on hästi, aitame õiglase rahuni teid ja me aitame ja pole mitte midagi. Et põhimõtteliselt oleks 2 kuud peale sõda olnud asi purgis, miljonid elud oleks säästnud, aga ei, meil see kordan oma väljendit, paks, blond, mölakas tuli ja sekkus sellesse protsessi.
et sellised olukorrad, et muidugi tänane Trumpi positsioon enne seda, kui ta nüüd seda rahulepingut hakkas tegema, mis on nagu tõesti väga oluline tähele panna, et nüüd tõepoolest räägivad omavahel läbi siis sõja osapooled, ehk siis USA, kes peab proksisõda Ukrainas Venemaa vastu ja Venemaa, kes on tunginud Ukrainasse. Nii, et Trumpi positsioon on ju olnud eriti küüniline, et vaadake, nüüd teeme niimoodi, et meie tuleme sealt Ukrainast nagu niimoodi aste-astelt sammu-sammult välja ja teie maksate kogu selle pulli kinni. Nüüd on niimoodi, et hakkavad genereerima USA sõjatööstusele kasumeid Euroopa Liidu maksumaksjad, mitte enam meie maksumaksjad, vaid Euroopa Liidu maksumaksjad. Ja see on eriti hullumeelne, et kuidas Euroopa juhtkond sellesse on suhtunud tegelikult, kuidas Euroopa juhtkond on samamoodi kulpi löönud loomulikult Trumpi sellisele asjale ja kuidas kogu see nii-öelda coalition of the willing koos nende jällegi ühe nii-öelda Starmeri ja siis Macroniga, eks ju, klounid mõlemad omal maal, kuidas põhimõtteliselt äärmiselt ebapopulaarsed. Äärmiselt ebapopulaarsed. Nagu meie valitsus. Ja täpselt. On kulpi löödud sellele olukorrale, et meie nüüd oleme need, kes hakkavad maksma kinni seda sõda ja genereerima teile neid kasumeid sinna, mis on ühtlasi nii-öelda Euroopa hävitamise programm. Et see on, kui sinna lükata nüüd sisse veel seda, et on siia valemisse panna veel see asi, et Saksamaa on sisenenud sellisesse energiadefitsiiti ühelt poolt sellepärast, et lasti USA-l ja Ukrainal ilmselt koostöös oma nii-öelda toru läbi lõigata ja plahvatada Nord Stream ja siis tänu sellele, et on ise rohepöördega tuldud välja autonoomsest energia loomest, tuumaenergiast. Et Saksamaa on sellega veel majanduslikus regressioonis ja nüüd paneb peale veel Ukraina ülesehitamise, siis see on nüüd Euroopa hävingu retsept. Me vaatame peale nende tobedate Euroopa naisblondiinide. Üks on tobe Inglise meesblondiin, aga siis on tobedad Euroopa naisblondiinid, kes hävitavad Euroopa reaalajas ära. Me lihtsalt vaatame pealt seda, kuidas see praegu juhtub. Kui see peaks nüüd tõesti toimima niimoodi, et Euroopa hakkab kinni maksma seda jama, olles ise kogu aeg rääkinud, kogu aeg pidevalt argumenteerinud, et me peame olema need, kes garanteerivad selle coalition of the willingi pealehakkajate koalitsiooni kaudu, garanteerime Ukraina sõjaliselt, eks ju, siis see on hävingu retsept. Lihtsalt inimesed vaatavad pealt ja ütlevad, Euroopa hävitab ennast. Ja mulle tundub, et Trumpile see nüüd küll eriti korda ei lähe. Et tema vaatab seda suure naudinguga pealt, aga eurooplasena tegelikult minule ja eestlasena läheb korda see küll, ausalt öeldes, et mis Euroopas sündima hakkab. Jah, aga eks tuleb oma vitsad ilmselt kätte saada, kui väga pikka aega sellist poliitikat aetud, mis teenib kellegi teise huve ja mis kahjustab väga selgelt Euroopa rahvaste huve, et ega siis ongi igati ootuspärane, et mingil hetkel tuleb tagajärgedele silma vaadata. Ja oleks veel hea, kui see piirdub majandusliku hävinguga. Et palju hullem on, kui realiseerubki see stsenaarium, et 2029. aastaks planeeritakse ikkagi suurem Venemaa ja Euroopa vaheline sõda. Et siis tuleb lisaks majanduslikule hävingule ka veel ikkagi selline totaalne destruktsioon. Et ega selles mõttes on perspektiivid halvad ja veel halvemad. Aga muuseas huvitav on see, et tõesti ei ole mitte mingisugust taotlust päriselt võtta suund sellele, et Euroopas võiks tekkida rahu. Et ma siin ühes oma kommentaaris ka hiljuti just osutasin sellele, ma olen mitmes kommentaaris tegelikult sellele osutasin, see minu meelest tõesti väga märkimisväärne. Et ma vaatan, mul oli siin välja kirjutatud ka, et kus see nüüd oligi, see oli oktoobri lõpus esines Sergei Lavrov, Venemaa välisminister,
rahvusvahelisel Euraasia julgeolekukonverentsil ja seal kõneledes muuhulgas kinnitas, et kui Euroopa tõesti seda oluliseks ja vajalikuks peab, siis Venemaa on valmis andma rahvusvahelise õiguslikud garantiid, et ei tungita kallale ühelegi NATO ega Euroopa Liidu liikmesriigile. Et kui soovite, istume maha, teeme konverentsi sellel teemal, paneme kirja lepingu, teksti enne, Euroopa riigid annavad omapoolsed garantiid, eks ole, et NATO ei laiene siin nii, meie anname omapoolsed garantiid, eks ole, et me ei ründa sõjaliselt ühtegi nendest riikidest. Ja oled sa näinud meie meedias midagi selle kohta? Ei ole. Mitte midagi, lihtsalt täielik vaikus. Nagu. Mind nagu üllatab, ma olen nagu otsinud, kas keegi nagu kajastas, kas see meie välis- ja julgeolekupoliitilistest huvidest lähtuvalt peaks ju olema ju väga oluline asi. Põhimõtteliselt Venemaa poolne ettepanek uuendada muuhulgas Tartu rahulepingu garantiisideks. Lihtsalt uuesti kirjutada uus leping, kus on selgesõnaliselt see kirjas. Minu meelest väga oluline. Et kui me päriselt diplomaatiaga tegeleksime, siis me peaksime esiteks üleüldse nagu teadvustama endale, et sellised sammud Venemaa poolt on astutud ja teiselt poolt siis vaatame, mida me saame teha, et oma rahvuslikke huve vastusena välja mängida nii hästi, kui see on võimalik selles olukorras. Ja ma ütlen, rääkimata sellest, et oleks mingid diplomaatilised initsiatiivid, mis oleks suunatud sellele, et sellele vastata, me isegi ei maini seda meie avalikus arutelus, et sellist valmisolekut on selgesõnaliselt väljendatud, eks. Ja muuhulgas sellist valmisolekut vähemalt mingisuguse projekti kohaselt, mis ma lugesin sellest 28 punktist, on väljendatud ka seal ju, et Venemaa annab garantiid, eks ole, Euroopa ja NATO riikidele, eks, julgeolekugarantiid. See esimene lepingu tekst, mida mina lugesin, see oli nüüd siin, ma ei mäleta, juba mõned päevad tagasi, lasin silmad üle hilisõhtul. Seal oli sellest igal kirjas. See viimane variant, mida ma siin... See on palju napisõnalisem, see versioon. Siin see kolmas punkt, eks ju, eeldatakse, et Venemaa ei ründa naaberriiki ja NATO ei laiene edasi. Ja, aga... siin räägitakse muidugi ka dialoogi vajadusest, et need kõnelused, et see on alles esmane rahuleping, aga siin hakkab... See ei ole üldse rahulepingu tekst, olge mausad, see on mingid teesid. Ja, need on teesid, absoluutselt. Kuidas see lepingusse lõpuks kirjutatakse, see on oma edasi. Aga siingi, eks ole, vähemalt valmidust on selleks nagu väljendatud ja minu meelest võiks see nagu väga oluline olla. Venemaa tahab garantiisid, et NATO ei laiene ida poole, aga on valmis anda omapoolsed garantiid, et nemad jällegi hoiduvad igasugusest sõjalisest rünnakust NATO ja Euroopa Liidu suunal. Aga ma ütlen ühte veel, räägi. Küsige nüüd endalt, et kes nüüd tahaks, et NATO laieneks, kelle huvides see nüüd on niimoodi. Et see on selle partei huvides või selle seltskonna huvides, kes põhimõtteliselt tahakski Euroopat sõtta viia. Ei no, vaata seda absurdi. Miks on olnud tarvis laiendada NATO-t Ukrainasse? Selleks, et Ukrainas sõda ei tuleks. ja tegelikult on olnud asi, kuidas? Eks ole, Ukraina on tõmmatud sõtta just läbi selle NATO laiendamise protsessi. See nii lihtne ongi ja niimoodi nagu valetatakse inimestele, eks. Et see, mida tehti selleks, et sõda ei tuleks, oli tegelikult vahend selleks, et Ukraina sõtta tõmmata hoopis. Kusjuures need punktid siin Trumpi teesides või nendes asjades paljuski muuseas meenutavad seda osaliselt isegi, mida Istanbuli laua taga oleks peaaegu et kokku lepitud. Et siin räägitakse sellest, et Ukraina nõustub oma põhiseaduses sätestama, et riik ei liitu NATO-ga ja NATO nõustub lisama oma põhikirja sätte, et Ukrainat ei võeta tulevikus liikmeks. Aga ka see rahulepingu draft või selline ettepanek sedastab seda, et Ukraina on abikõlbulik EL-i liikmeks saamiseks ja saab lühiajaliselt sooduspääsu Euroopa turule. Ehk siis tegelikult Venemaa ei pane mingisuguseid takistusi ette sellele, et Ukraina võiks saada EL-i liikmeks. No, mis Venemaal selle vastu võiks olla, et Euroopa Liit ennast läbi kurnab, eks ole, hakkas panustama kõiki oma ressursse Ukraina ülesehitamisse. Andke ka minna, jääte veel nõrgemaks, kui te juba olete. Nii et miks nad peaksid selle üldse vastu olema? Noh, see on olnud ju üks nagu idee, et purustatud Ukraina inimesed saaksid vaba ligipääsu kõikidele Euroopa Liidu tööturgudele, samuti Ukraina kaubad saaksid vaba ligipääsu kõigule Euroopa turule ja samal Euroopa korporatsioonid saaksid ligipääsu, eks ole, Ukraina massiivsel turul, kõik on nagu õnnelikud, välja arvatud Euroopa maksumaksjad, kes sellest päris palju kaotavad, aga hea küll, ärme sinna praegu lähe. Ja loomulikult Ukraina üks kõige korrumpeerunumaid maid üldse, siis saab näha, kuidas Euroopa Liit seal
niimoodi vaikselt tegutseb. Kuidas ta oma abi sinna suunab, eks ole, sadades miljonites ja miljardites eurodes, kui sellest suur osa ära varastatakse, et kui palju on Euroopa maksumaksjad nõus sellega, et Euroopa Liidu igasugust abi hakatakse sinna saatma tingimustes, kus pole mitte mingit garantiid, et see suur osa nagu vasemale ära ei lähe, et aga absoluutselt. Mitte, et Euroopa Liit ise ei oleks loomulikult korrumpeerunud, on kindlasti samuti. Et kui siin vaadata, ma ei tea, laieni suhteid Pfizeriga või mingeid muid Katariga seotud asju erinevate komisjoni liikmete osas ja nii edasi, ja nii edasi. Korruptsioon on igal pool. Korruptsioon on igal pool, jah. Et sellised olukorrad Ukrainas tõesti, et saab näha, mis sellest leppest on, et praegu on pandud siis nii-öelda 4 päevani Ukrainale aega antud, et nii-öelda nõustuda ja see kõik muidugi tõepoolest kordan ennast, aga see küll paneb mõtlema seda, et Zelenskõi ja teiste selg on nüüd pandud ikka korralikult vastu seina. Et muidu hakkavad tulema välja mingisugused paljastused, mis ei ole enam kellegile Ukraina juhtkonnast kasulikud. Ja ei räägita enam ainult sõpradest, räägitakse ikkagi peakorruptandist endast. Aga muuseas, mida ma veel ütleksin omalt poolt ära on see, et vaata kõik need, kes karjuvad, et see lepe on väga halb ja mingil juhul seda vastu võtta ei tohi, seda tuleb tagasi lükata ja kõik ja nii edasi. Võiks mõelda ka selle peale, et kui nüüd need protsessid jätkuvad samasuguses suunas, nagu nad on pidevalt jätkunud ja jätkuvad veel kiiremini, sest ameeriklased ütlesid, hea küll, et kui meie pingutused ei ole teile nagu vastuvõetavad, siis katsuge ise hakkama saada. Siis tegelikult võime me jõuda ka sellise olukorrani, kus mitte ainult Ukraina ei kaota seda sõda palju rängemate tagajärgedega kui praegu, vaid võime jõuda sellise juhul ka olukorda, kus Venemaa edaspidised nõudmised on juba väga palju kaugemale ulatuvad. Et nüüd me ei nõua enam seda, et NATO ei laiene Ukrainasse, vaid me nõuame seda, et NATO taandub näiteks 2003. aasta eelsetesse piiridesse. 2004 oli see laienemine, kus Eesti ka aegsel kaasati. Ja, nüüd on meie nõudmine selline, tõmmate meie piiride tagant minema. Mitte kusagil ei ole enam kokkupuudet NATO-l Venemaa piiridega, see on meie nõudmine. Soome, Eesti, Läti, Leedu ja siit riburada mööda edasi kõik minema. Ja nüüd meil on selline nõudmine. Ja see ei ole üldse ebarealistlik. See võib ka sinna maale jõuda. Kusjuures mina pean ausalt ütlema, ma tean, et siin on nüüd hea koht, kus saab saatest välja lõigata, kui keegi soovib, aga mis siis, mind ei huvita. Et mingit pidi oleks see ka väga tervendav, kui asjad ka nii läheksid, et NATO sunnitakse taanduma ka Balti riikidest. Ja öeldaks, et jah, nüüd on selline asi, et siit kolite minema, lähete minema, jääb see neutraalseks buffertsooniks, eks ei kuule mingitesse sõjalistesse liitudesse need riigid. Ma arvan, et mingit pidi meie poliitiline kliima terveneks sellest päris kõvasti. Ei saa enam pidevalt lehvitada loosungeid ja ülbitseda ja rääkida siin põlvili surumisest ja tükeldamisest ja ma ei tea millesteks, vaid tuleb hakata mõtlema, mida sa suust välja jääd, rääkima vastutustundlikku juttu. Sellepärast, et keegi sinu selja tagust ei kata, sa pead ise olema suuteline oma sõnadest vastutama ja oma poliitiliste valikute eest vastutama. Mingit pidi mulle see lahendus täitsa meeldiks. Sest see, ma ütlen, looks palju sellise tervema poliitilise kliima, et inimesed hakkaks nagu suuremat sellist reaalsustaju ilmselt üles näitama. Mis puudutab Venemaa plaanidesse, siis Aleksander Dugin on hiljuti välja tulnud sellise postitusega, ma ei leia seda praegu üles, aga ma lugesin seda, kus on öeldud seda ära, et Dugin on loomulikult üks selliseid ideolooge Venemaal. Et kus on öeldud seda ära, et Venemaal on tegelikult plaanid olemas selleks, et kogu Ukraina üle võtta ja töötatakse selle nimel, et kogu Ukraina üle võtta. Et Dugin esiteks väljendas suhteliselt suurt skepsist selle plaani suhtes ja ütles, et ilmselt see sellisena võib-olla üldse läbi ei lähegi, aga et Venemaa marsib praegu edasi ja idee on see, et saaks nagu ikkagi tervikuna Ukraina ära võtta. Ta rääkis isegi seda, et Ukraina nimest ei jää mitte midagi järgi. Dugin on mis ka natuke tuntud selliste nagu ei, no muidugi on. Loosunglike pooside poolest. Ja, muidugi on. Ma ei ole kindel, kui palju sellest praktilist aga vähemalt ta kirjutas. Tulevikuvisiooni on, jah. Aga mis puutub siis lepingusse selles mõttes, siis kui vaatad, mis puutub siis lepingusse selles mõttes, mis puudutab Venemaa huve, siis mulle tundub, et tegelikult seal on ka nii mõndagi kirjas, mis tegelikult ei
tundu üldse nagu toetusväärne ka Venemaa enda vaatevinklist. Muuhulgas näiteks nende külmutatud varade kasutamisega seonduvalt. Ma ei usu, et venelased ise sellisele plaanile sellistel tingimustel täpselt alla kirjutaksid. Ma arvan, külmutatud varad Ukraina ülesehitamiseks. No olulise osas et siis ühisinvesteeringud, kus siis kasu hakkab pooles ulatuses minema Ameerika Ühendriikidele, mingid sellised asjad, et nagu mis asja meie rahast räägime. 100 miljardit külmutatud vara. Jah, rohkemgi, veel oluliselt rohkem. See dokument panib 100 vist, kui ma eksi. Okay. Läheb kasutusse, seda küll, aga külmutatud on rohkem. Aga lihtsalt sellepärast ma mõtlen, et ei ole ka liiga palju põhjust ilmselt nendele punktidele siin tähelepanu pöörata, sest mulle tundub, et see on nagu avalikkuse ette visatud mingisugune punktide kogum, et las nad järavad ja purelevad nende üle, et see, mis kokkuvõttes välja tuleb, on ilmselt midagi oluliselt erinevat. Aga teatud indikatsioonid ilmselt annab, mida oluliseks peetakse ja millises suunas liigutakse. Absoluutselt, aga üks on muidugi selge, et ma arvan, et tõmbame saate selle teemaga kokku, et me jõuame ilmselt rääkida siin rahvusluse teemal võib-olla mõnes teises saates. Et see on niivõrd põhjapanev teema, et selle tahaks tegelikult päris pikalt arutada, see on oluline teema. Aga mis puudutab kogu seda reaktsiooni tõesti sellele, seda paanilist reaktsiooni, mis on nüüd nii Eesti kui ka Euroopa Liidu juhtkonnas välja tulnud sellele, et olukorras, kus on üldse võimalik see, et Ukrainas tuleb rahu, siis tegelikult võib te aru saada seda, et milline see seltskond meil ikka siin on, kes seda Euroopat ja Eestikestki praegu valitseb. Inimesed, kes põhimõtteliselt lähevad hüsteeriasse selle pealt, et Ukrainas võib tulla rahu, et see tapmine, et need miljonite inimeste nii-öelda tapmine jätku seal. Nii. Kohutav perspektiiv, kujutate ette. Nii. Ja siis loomulikult kaetakse see kinni mingisuguste ilusate loosungitega, nagu me siin saate alguses rääkisime, eks ju, õiglane rahu ja nii ja naa ja nii ja naa. Aga asi on ju selles, et te jätkate külmalt, julmalt seda projekti, mille on algatanud põhimõtteliselt USA süvariik oma Euroopa nii-öelda liitlastega siin. Et proksi sõda USA huvides Venemaa vastu. Nii, te tahate seda jätkata lihtsalt. Ja kõik tegelikult, see tegelikult näitab ära nagu moraalse palge Eestis ja igal pool majal. Kõik Rainer Saksad ja Marko Mihkelsonid ja kõik teised, eks ju, kes põhimõtteliselt, Kross tuli kohe välja muidugi, Eerik-Niiles Kross, kes tulevad ja räägivad sellest, et on vaata, et peaaegu ebamoraalne sellist rahulepingut või vähemalt sellistel tingimustel olevat rahulepingut aksepteerida. Moraalsed majad. Ja, et sellist asja ei saa aksepteerida, et meie nõuame, et ukrainlased võitleksid edasi ja paneksid võib-olla veel mõned miljonid mehed hakkama. Läheks võib-olla ise rindele, paneks oma tagumiku ka mängu seal, nagu seal Ukrainas. Vaataks, hakkaks ise verd valama, vaataks, kuidas läheb. Tsahkna vist ütleski, et me peame oma naha mängu panema. Ütles. Peame oma kaitseväe sinna saatma, aga ma ei usu, et ta oma päris isiklikku nahka silmas pidas, et seda nad ei pea vist kunagi silmas. Ei, mitte kunagi. Aga see näitab seda moraalset palet. Kes need inimesed tegelikult on? Ja see näitab nende inimeste moraalset palet, kes soovivad rahu, nagu Orban. Et mille poolt nemad on. Lõpetage ära see jama, lõpetage see õudne tapmine ära seal Ukrainas. Aga kui ma omalt poolt midagi siia päris lõppu ütlen, siis mis on positiivne kogu selle asja juures, mida me siin viimastel päevadel oleme näinud, on see, et ikkagi vägisi nüüd kogu see seltskond, kes on opereerinud ainult soovmõtlemisega ja valetanud avalikkusele süstemaatilist mitu aastat järjest, on sunnitud nagu kutsikas, kes pistetakse sinna loigu sisse ninapidi lihtsalt ka reaalsusega kuidagi reaalsusele silma vaatama. Tule sul mingit õiglast rahu. Alustame sellest. Ja sina rääkides oma loosunglikku juttu sellest, kuidas ainult õiglase rahuga võib nõus olla, paljastud tegelikult seltskonnana, kes soovibki lihtsalt toorelt sõja jätkamist ükskõik kui paljude ukrainlaste surmaga, ükskõik kui suure Ukraina kannatuste hinnaga, eks ole. Et selles mõttes see on positiivne, et mingil hetkel hakkab nagu see reaalsus ikkagi sellest valede loorist lihtsalt läbi imbuma ja enam ei õnnestu inimesi
nii tuimalt eksitada ja nendega manipuleerida. Ja mulle tundub, et üks viis, kuidas ta tegelikult juba imbuski läbi Eestis, oli Sõdurilehe intervjuu ja arvamusartikkel Andrus Meriloga, kus Merilo tegelikult räägib niimoodi avatud kaartidega, et sõjahüsteeria teeb meile karuteenet. Muidugi mainimata seda, et huvitav, kes seda sõjahüsteeriat küll Eesti Vabariigis lõõtsunud on. Ei, no siis ise tekkis kuidagi. See kuidagi ise tekkis selline huvitav sõjahüsteeria. See on nagu tuul, mis tuleb niimoodi, kes seda tuult ikka meile... Ega siis jumeti Kaja Kallas ja Marko Mihkelson ja Rainer Saks ja kogu meedia 4 aastat järgemööda ja tegelikult enne seda loomulikult ka mitu aastat kogu aeg rääkides Venemaaga seonduvatest asjadest. Ega sellel ei ole ju seotud, see ei ole seotud sõjahüsteeriaga. Et on jah tekkinud selline isetekkeline selline asi meile siia Eestisse ja nüüd näite isegi Kaitseväe juhataja Andrus Merilo tunneb muret, et sõjahüsteeria võib näiteks teha meile täitsa karuteenet. Aga ma arvan, et see ongi üks selliseid, kuidas öelda, reaalsusega kokkusaamise sümptomeid siin Eestis. Ei no seda on omamoodi koomiline vaadata, kuidas sama seltskond, kes on seda sõjahüsteeriat ise üles kütnud, on nüüd võtnud eesmärgiks, et kuulge, et vist natuke tuleb nagu maha keerata. See on nagu tilgutis, keerati kraan lahti, et korralikult lasta ikkagi sisse. Mingil hetkel vaatad, laib hakkab juba nagu niimoodi võbelema, et oot, nüüd vist doseerime natuke vähemaks, nagu, nüüd ongi nagu jutt, eks ole. Täpselt, no kellele sa räägid seda juttu? Räägi ise endale, vaata peeglisse, hakka... Palu vabandust. Alustuseks tunnista oma viga, palu vabandust Eesti inimestelt, nii. Et siin meie suunas ei maksa vaadata. Ja, nii ta on. Aga noh, seda, ma ütlen veel kord, ei ole halva juures, õnneks on olukord selline, et halva juures on võimalik näha ka head, eks ole. Ja kes tahab, see näeb neid mustreid üha selgemalt, kuidas avalikkusega süsteemselt manipuleeritakse, kuidas on manipuleeritud, kuidas jätkuvalt manipuleeritakse. Ja kui inimeste silmad natukenegi avanema hakkavad, siis see on iseenesest positiivne. On, kahtlemata on. Aga ma tänan sulle siia saatesse tulemast ja tõepoolest üritame seda rahvusluse teemat arutada mõnes eraldi saates, et see on igati oluline teema. Aitäh sulle! Sulle samuti!